aegviitu või? Põhiasju sul on aegviidu kandis, jah? Ikka saab. Saab, jah? Tule peale. Davai, ma olen taha äkki või? Okei. Tere, mina olen Tuudur järjekordselt ja täna on tegelikult töö jaoks halb päev, suur reede, aga mis saab teha? Peame töö ära tegema metsa istutamine, kuuse istikut istutamine, 2 istikut tuleb ära teha. Vaatame, kuidas meil see töö läheb ja näitame igasuguseid nippe ja asju teile. Ops, istik on siin. Äkki julgus ka. Panemegi siia samma. Siin on ilus koht näha. Siin on üks kase ja mis see teine on siin? Haap või? Ei tea. Siia vahele täpselt saab ilusti teha. Oi jah, päris kõva pinnas, aga pole hullu. Saame siit läbi. Need on siuksed 6-aastased istikud. Et need lähevad niimoodi ilusti. Ma teen juurepesa natuke suuremaks, et tal on siin ruumi olla. Ilusti. Mis sa ütlesid, minut aega läheb 9 või? Mul on minut läinud mul kaevamise peale. Paneme siit niimoodi ilusti, et juur saab olla siin. Tuleb käed mullaseks teha ka vahepeal. Kuigi tegelikult õiget tööhmet paned kindlad kätte küll, ma kohe panen järgmisega. Natukest ümbert kinni, et oleks ikka stabiilne. Karstma täna vist ei pea õnneks, sellepärast, et suhteliselt niiske ilm on. Midagi tilgub kuskilt. Ma arvan, et kuusad saavad hakkama ilusti siin kasvamisega. No nii, esimene kuus tehtud. 199 tükki veel, pole midagi hullu. No umbes selline auk siia ja kus see istik on. Ops. Noh, ilusti läheb siia, vaatame, et juured väga üles jääks ja niimoodi läheb. Noh, väga hea, mul peale jääb. Nii, siin on juba siis 1, 2, 3, 4 ja siit muudkui tuleb juurde. Need on mõnus panna ka ja suured ka, 6-aastased. See on õla peale ka veel ja läheb mingi mänd. Vaarikad maha siit. Mätas eemale veits. Vaarikaga silma. No nii, 10 taime mul istutatud. Ma ei tea, ma tõmbasin liiga kiire tempo peale vist. Nahk on märg juba. Näete, mis müts mul on täna, õige müts on ka. Nii et niimoodi hakkavad tulema need kuused, loodan, et saab asja ka neist. Ehk ma tulen kunagi neid vaatama siia nagu lapsukesed, kuidas kasvavad. Nüüd ma arvan, et olen ära teeninud küll väikse auhinna 10 istutamisest. Ma arvan, iga 10 tagant võtangi ühe selle pisisassi. Iga 10 tagant pisisass, 200 istikut, noh, tulebki mingi paar õlli. Hea vaata, kuidas mehed tööd teevad. Tundub, et siin on vist postkastid pandud vets. Oi, ei olegi post. Pole täna lehte tulnud. Tegelikult see on kogenud vaata, võib-olla teab. Praegu ei näe muidugi siin, aga kas siin on keegi sees, aga see peaks olema üraski püünis. Siin peaks nii vist kuidagi olema, et siin peaks valama natukene. Õrutid väga raisataga natuke valama siia. Vaat nüüd peaks tulema. Selle õlletilga peale peaks koguma kokku need üraskid ja hukule määrama nad. Mõnus reljeefne mets selline ja siia veel kuused peale ja saab täitsa äge. Näete, mis ma leidsin siit, jah? Harilik kariksein on see. Ta on nagu see tümikas või mingi sein on veel siuke, aga see on kariksein siuke. See saab vesi koguneda ja ilusa värvid ka. Üksik siuke sein veel siin kevade alguses. No nii, üks nipp veel muidugi, kui järgmiseks suveks. Noh, ma arvan, et saab valmis selle peale. Tahaka väikest siukest preemiat endale. Siis paneme ühe väikse minisassi, paneme kasvama. Ja loodame, et sellest saab siis kunagi suur sass. Ilusti siia. Aga talle tahab niimoodi, et tema tahab ilusti, et see muld natukene jääks pealt nii-öelda. Natuke jääks peale talle ka päiksevalgust nii. Aga tema ise on siin mulla sees niimoodi. Ops. Ta peab natuke välja jääma. Sest muidu ta kasvab mullaga kokku, ops. Ja siit võib-olla siis järgmise aastaks sirgub juba siis suur sass.
mis ma seal näen? Vaata, siin on üks valmis juba. Üks on valmis. Kui see pealt on lahti, siis on valmis. Vaatame. Tõmbame siit juurega ära. Tühi. Oi, natuke oli sees. Ta natuke oli valmis. Tegelikult järgmine aasta oleks ta juba nii palju olnud, aga jah, keegi on siit juba vist midagi lonksu võtnud. Sass, mis sass. Nii, auk valmis ja on juht sisse siia ja üks nipp veel, et alati vaadake, et ta läheb elama otse. Noh, muidugi läheb valguse poole ikka lõppkoguts ikka. Et sükest õhuvahet ja pressiga see muld talle juurtele ümber ja juured jääks ilusti alla, et juured ei jääks muidu kuivad ära, et juured ei tohi jääda maa pealse ossa nii-öelda. Niimoodi. Korra veel siit üle ja noh, väga ilus sai ju. Päris hästi õdeneb praegu, 20 tehtud. Olen teeninud järelikult järvekordse minisassi. No nii, siin sai siis plats valmis meil tehtud. Näed, jälle üks uus kuus tuleb siit. Siit tuleb juba järgmine. Ja juba on siin veel üks. Ja juba on siin. Ja juba on seal ja seal igal pool. Et saime selle platsi tehtud. Ma panin 30 tükki praegu esimese raundiga nii-öelda. Ja ma arvan, et 30 panen veel, ma arvan. Siis ongi 60 taimi istutatud. Ma arvan, see on päris hea. Pühade ajal. Kuigi tegelikult täna tööd teha ei tohi. Aga noh, 33. Uue langi pool oleme siin. Siin on natukene vanad toomingad maha võetud ja siia asemele, kus vabu kohti on veel. Panen mõned kuusad veel. Ja seal paistavad siis, nagu näete, kääpad. Pärast lähme sinna vaatama ka neid. Kui muidugi väga vähe aega on, saab ka niimoodi. Ops, tuled siit, vaatad, üks. Teine. Ops, see lähebki kasvama kõik. Ai, tegelikult nii ei saa ikka. Panen ikka ilusti mulla ümber ka. Niimoodi käib õige puude istutamine. Väike sõit ka ja muidugi jalutada mulle meeldib, aga vahepeal tuleb natuke tööd teha ka. Metsas on vahva, nagu laulis Bella. Aasta oli koolis on vahva. No nii, 35. Kuuski istutatud minu poolt vähemalt. Olen välja teeninud järjekordse minisassi. Ja panete tähele, ma panin kasvama ju ühe minisassi ka veel. Loodan, et sellest tuleb järgmine aasta korralik suursatt. Pindine välja. Ops, vaata alati üks nipp jälle. No jah. Väga hea. Suurepärane. No nii, ja nüüd jõudsime eriti huvitavasse kohta siia Aegviidu lähedal. Siin on kääpad. Kääpad on siis matmiskohad, hauapaigad, kus siis vanasti maeti inimesi. Ja need kääpad on siin, on nüüd 9 tükki neid. Ja need on siis 500 kuni 1000 nende aastate jooksul on siis inimesi reaalselt maetud. Lähen vaatame neid korraks. Ja mulle jõudis info ka, et siin on isegi auaröölid kunagi käinud kuskil siin kandis. Aga ma ei mäleta, kuhu nad on sisse siia tunginud. Mida sealt leitud on, seda ma ka ei tea. Aga näed, sellised vanasti siis tehti inimestele. Näed, kõrged kuused kasvavad ka pea. Ei, kuus on leid või? Lähme siia täitsa otsa ja vaatame siit. Ja ongi ja. Et näete, kuidas on siit loodus omaks võtnud selle nii-öelda. Ja siin kasvab hästi muidugi. Viljakas pinnas muidugi inim nii-öelda jäänukite põhjal. Nii, ja siin see arvatavasti indikaator selleks, et siit on püütud siis sisse tungida. Ma eeldan, et see lohk on nagu selle pärast siin, et siit kaudu on siis lähenetud sellele. Täitsa huvitavad kohad, jah. Ja seal on veel eriti püüdud sisse tungida. Veel natuke diagonaalis rohkem mindid. Aga need on päris kõrged, ma arvan maapinnast mingi, ma ei tea, 3 meetrit või, 3,5 või, lausa isegi äkki või. Täitsa suhtes ägedad. Aga sinna need veel tulevad edasi, et täitsa huvitavad kohad, jah. Mis on siis arheoloogia mälestused, et nad on looduskaitsel kusjuures. Looduskaitse. Jah, looduskaitse ikka vist, jah. Muntsuskaitse tähendab, jah. Muntsuskaitse looduskaitse all on nad, jah, selles mõttes, et ärge siis tulge siia rüüstama seda. Ja siin kääbastest eemal on ka jõgi tegelikult all Orus. Kus on üks ujumiskoht, nagu minu mäletamist mööda. Seal paistab midagi olevat. Seal äkki ongi või? Oot, siin on purre, näed, jah, hops. Seda kohta mõtlesingi. Jõgi ja täitsa äge tegelikult. Hopp, siin on tehtud mingi lõuatõmbamiskoht või?
täitsa äge üks kohta sattuda niimoodi väikselt. Oi! Siin on ka veel üks. Siin on siis üks kuusk ise kasvama hakanud. Jah, männid on seal ise kasvama hakanud looduslikult ka. Aga siin on lausa niimoodi siuke pink on vist kohe siin. Vaatame siit lähemalt. Oi jah. Veekraadi pole siin kirjas. Oota. Kuuskede vahelt. Oi, pingi juurde. Ilus. Ai. Ära teenitud puhkus küll. Mõnus. See on mõnus. Korralik ilus ilm ka lõpuks ometi. 20, ma ei tea palju kraadi ja sooja, 24 kraadi vast. Lõpuks ometi loodame, et see jääb nüüd ka selliseks ägedaks. Või noh, isegi las vahet ei ole. Isegi ainult täna saab nautida siis elu täiel rinnal, ütleme niimoodi siis. Super on see. Väike töö ja kõige soe muidugi ei ole jah, aga karge mõnus. No nii, selline pärastlõuna siis, ei mis pärastlõuna, hommik sai, hommikupoolik kell on alles 1:30 siin Aegviidu kandis ja istutud puud, 200 istikut tehtud. Ma arvan, et kui need kasvama lähevad, on ju väga tore ja ma arvan, et lähevad ka, sest hinge sai sellesse palju sisse pandud. Mis ma oskan öelda? Muidugi oskan. Keret peate kõvad hoidma ja tšau! Ja siin on siis, nagu näete, sookure pesa. Aga vist pole kodus kodanikke praegu. Lendavad.